sisukorrad, pealkirjad, vormistus, äärised. Mida me teeme? Tere, kallid inimesed! Kuna tuli selline soov põhimõtteliselt kohe peale eelmise video lõppu seoses siis sellise üleüldise vormistuse ja sisukordade tekitamisega, siis mõtlesin, et teeme ära. Näitame siis selles videos, kuidas tekitadagi automaatset sisukorda nii Google Docsis kui Microsoft Wordis. Erinevalt eelmisest videost need on mõlemad päriselt automaatsed. Peale selle vaatame siis ka sellise üleüldise vormistuse läbi. Et kui teid huvitab mingisugune spetsiifiline koht, siis mul on need videosegmendid on sellel ajajoone peal, et hüppake sinna, kus teil olla vaja on. Aga hakkame pihta. Esimesena on mul lahti siin, nagu te näete, siis Google Docs. Ja ma pole siin mitte kui midagi teinud. Teeme suuremaks. See on esimene asi, mis me teeme. Ja hakkame pihta. Et nagu te nagu ma eelmises videos soovitasin, siis vaadake enda seda vormistusjuhendit esimese asjana. Ja vaadates meie sellise toreda kooli vormistusjuhendit, siis meie, peame kõigepealt välja lugema selle, et meie teksti osa suurus on 12. Meie font on Times New Roman ja rea vahe on 1,5. Praegu ma tegin selle hästi kiiresti, sellepärast et tegemist on tiitellehega. Vaatame seda natukene detailsemalt, kui me päriselt sisu teeme. Ja teeme valmis siis enda toreda tiitellehe. Mis meil siin on? Meil on mingi Tallinna Kunstigümnaasium. Meil on kuskil siin, mitte päris keskel, natukene keskosast üleval pool on näiteks töö autori nimi. Paneme Silver Lokk. Selle alla tuleb siis loomulikult töö nimi. Ma panen näidis töö. Ja siis juhendaja. Praegu ma juhendan ennast ise. Ning kui me läheme siis kõige siia lehe lõppu, siis mis meil siin toimub? On mingi Tallinn 2021. Ja praegu kõik on väga selliselt kuskil vasakus ääres kaamera peal, mis vastupidi. Nii. Aga paneme õigesti. Võtame põhimõtteliselt kõik, mis meil siin on. Ja paneme keskele. Et kindlasti, kui töös keegi hakkab mingisugust tühikut all hoides asju keskele panna, siis seda on näha ning see ei ole lubatud. Ja see ei olegi lubatud mitte sellel eesmärgil, et teile lihtsalt kuidagi punkte maha võtta. See on sellepärast, et te saaksite aru, et kui te mingisugust asja vormistate tühikuga, siis see ei ole selleks ette nähtud. Ja tõenäoliselt ta ei ole teil keskel, ta on mingi lainega on teil kuskil. Nii et võtame kogu selle teksti hetkel, Ctrl A-ga saab kõik selekteerida ja paneme keskele. Ning nagu meil siin tiitellehe näites on, või töö näites, siis selle juhendaja paneme siia paremal poole ossa ning iseenesest ei pea seda tegema, aga teeme selle pealkirja natuke suuremaks, paneme ta sama suureks, kui teil on need suured pealkirjad. Ja kuna ma suurendasin fonti, siis loomulikult see läks ka eelnevale reale, nii et toome ta kenasti tagasi. Ja meil on olemas selline ilus tiitelleht, võtame näiteks niimoodi. Et nagu te näete, siis põhimõtteliselt see pealkiri ei ole otseselt täiesti keskel, ta on natukene üleval pool, näeb selline tore, kena välja. Ja vaatame edasi.
Siis lähme uuele reale. No teoorias ma võin siin tavalise enteriga ka minna, aga nagu me lehekülgede nummerdamise videos vaatasime, siis kasutame ikkagi igaks juhuks kontrolli enterit. Ja noh, mis meil siia järgmisena tuleb? Kui me vaatame seda kirjalike tööde vormistamise juhendit, mis meie kooli kodulehel on, siis see järjekord on tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, sisu peatükkidena, kokkuvõte, lisad ja kasutatud kirjanduse ja või allikate loetelu. Et sellises järjekorras tahame siis meie seda üles panna. Võib-olla mingi muu koht, kus te olete, õpite, siis võib-olla see järjestus on teil natuke teistsugune. Kindlasti vaadake enda juhend üle. Ja tiitellehe saime siis kenasti valmis. Järgmisena tuleb meil sisukord. Ja kuna me panemegi nüüd siia sisukorra juurde päris sellise suure pealkirja, nagu päris korraliku pealkirja, siis meie sellise nii-öelda juhendi järgi pealkirjad on taas kord selle samase fondiga, Times New Roman, aga meie suurus on 14. Ja noh, selle suhtes reavahe on endiselt 1,5. No paneme selle sisukorra siia ära, kuna ta on läbiva suure tähega, siis see tähendab seda, et noh, põhimõtteliselt teil on caps lock peal. Nii et, ei saagi kirjutada. No, sisukord. Ja lähme uuele reale. Ja me jõuame kohe selleni, kui meil on tegemist sellise päris pealkirjaga, siis me tahame sellele anda ka mingisugust stiili. Aga praegu, kuna me tahame, et sisukord lihtsalt tiksuks siin ja me ei taha sisukorda panna pärast sisukorda, siis ma hetkel temaga midagi rohkem ei tee. Aga ma kirjutan siia infoks meile, et noh, siia tuleb meil kohe üks tore sisukord. Ja nagu te näete, hetkel meie pealkirja ja selle sisu suurus on sama, aga tegelikult ei tohi olla. Vastavalt meie juhendile, siis tavalise tekstiosa suurus on 12. Nii et võtame siit 12. Font on ikka sama, reavahe on ikka 1,5. Ning üks hästi tähtis aspekt on veel. Meil on nii-öelda selline nõue, et teksti osa tuleb selline tore rööpjoondus. Et vasakpoolel on alati selline sirge, aga me tahame ka, et selle lehe parempoolne osa oleks sirge. Et mida ma selle all mõtlen, te kohe näete. Aga eelnevalt me saame selle töö ära teha. Selekteerime selle sisu, klikime toreda rööpjoonduse peale ja uuendame seda stiili. Te näete, et kui meil on selekteeritud see tavaline tekst, siis meil ongi siit võetud tavaline tekst. Aga kui me liigume selle toreda noolekese juurde, siis meil on võimalik ka vajutada sellist nuppu nagu värskenda ühtlustamiseks stiil tavaline tekst. Ja kui ma teen seda, siis siin ei juhtu mitte midagi. Aga hiljem, ja ehk siis terve teie töö vältel, teie elu on palju lihtsam. Ja huvitaval kombel, kui ma praegu teeksin seda asja siin Microsoft Wordis, siis mul see tiitelleht oleks jumala metsas. Aga huvitaval kombel Google Docs ei nii-öelda riku mul tiitellehte ära, mis on nagu huvitav. Et kui need, kes teete Google Docsis, siis te ei pea selle pärast mõtlema. Teie tiitelleht on korras. Aga lähme siis uuele lehele ja kes vaatas mu seda lehekülje nummerdamist, siis te teate, et siit me ei tee enteritega uut lehte, siit meie ei tee kontrolli enteriga uut lehte, vaid peale sisukorda tahame meie võtta siis sisesta piir ja jaotise piir sulgudes järgmine leht. Ja siis saamegi tegelikult panna ära lehekülje numbrid.
aga kirjutame enne ära ka nii-öelda, mis meil siin toimub. Peale sisukorda meie juhendi järgi on siis sissejuhatus. Nii et kirjutame siia sissejuhatus. Ja taaskord meil on mingisugune valevorming, ta on hetkel tavaline tekst. Aga teeme ta kõigepealt korda. Ütleme, et suurus on siis 2.14. Font on ikka Times New Roman. Rea vahe on endiselt 1,5 ja pealkirjad selles suhtes me ikka joondame vasakule, et pealkirjadelt võtame selle asja maha. Ning nüüd, kui ta meil just ära vormindatud, siis me tahame, et kõik tulevased pealkirjad oleksid samasugused, et me ei hakka iga kord seda sama jama tegema. See on tüütu, see on mõttetu, võib-olla tunustate midagi ära, võib-olla tahate midagi muuta pärast. Selle jaoks, et nii-öelda selle pealkirjale siis toredat vormingut anda, meie klikime selle peale, kus meil on stiilid. Seekord, mis sest, et meil on kirja pandud pealkiri ja alapealkiri, siis tegelikult need on valed asjad. Kui me tahame kasutada sisukorra jaoks nii-öelda automaatseid pealkirju, mis lähevadki meile toredasse sisukorda, siis meie unustame pealkirja ja alapealkirja ära, vaid meie kasutame pealkiri 1, pealkiri 2, pealkiri 3. Kui teil väga vaja on, siis te saate siit vormingust võtta lausa nii-öelda kuni, kus ta meil siin on, kuni mingi pealkiri 6-ni välja. Sõltuvalt sellest, milline peatükk teil on. Meil oli siis tegemist pealkiri 1-ga. Aga kui me klikime siia peale, siis ta rikub meil selle fondi ära. See on mingisugune suurus 20. Ja ma olen näinud töödes sellised pealkirjasid, et kindlasti ärge pange vale suurusega teksti. Meil on tegemist suurusega 14. Nii et selle asemel, kui meil on see kõik õigesti formaaditud, me selekteerime selle ära, klikime siia peale, võtame pealkiri 1 ja vajutame nuppu värskenda ühtlustamiseks stiil pealkiri 1. Kui me klikime peale, siis te näete, et erinevalt sellest siin, mis meil on lihtsalt tavaline tekst, siis see asi siin on nüüd pealkiri 1. Ja see tähendab seda, et see pealkiri 1, mis me siia just nagu värskendasime ühtlustamiseks, siis kõik tulevased pealkirjad 1 ongi selle samase ilusa vorminguga, et me ei pea selle pärast muretsema enam. Vajutame Enter ja paneme mingisuguse toreda nii-öelda sisuga siia. Mul on mingisugune nonsense ladina keel siin, mis on lihtsalt selle jaoks, et ma näeksin, kuidas meie sisu kenasti välja näeb. Kui ma praegu kopeerisin ta siia, siis ma kopeerisin ta kohast, mis oli juba iseenesest rööpjoondatud. Sellepärast on siin sees. Aga kuna ma kopeerisin ta mingist veidrast kohast, siis see vorming tuli mulle juba kaasa. Nagu ma rääkisin teile eelmises videos, siis mul on võimalik, kuna hetkel mul on selekteeritud juba tavaline tekst, õige vorminguga, see on kõik korras. Mul on võimalik lisada teksti ilma vorminguta. Ja mis selle siis käsklus oli? Ctrl-Shift-V. Ahah, ta ei tea midagi või? Tegi ikka. Nagu te näete, siis nüüd ma panin selle teksti uuesti siia, aga selle, kui enne ta oli mis iganes fondiga ta siin oli, mingi Arial, suurus 10,5. Rea vahe õige. Siis ma saaksin ta selekteerida teoorias, kui te kuskilt kopeerite, ma saaksin ta selekteerida. Ja kuna meil tavaline tekst on juba ära vormindatud, ma võiksin siia peale klikkida. Ja nagu te näete, siin on ka selline toredasti vormindatud. Aga erinevad lõigud, nagu te näete siin, on lihtsalt niimoodi, et tuleb uus see. Ma peaksin siin ise tekitama mingisuguse tühja rea vahe iga lõigu juures, mis on tüütu. Ärme teeme asju endale raskeks, ärme tee asju mitu korda. Ehk siis, kui te kuskilt mingisugust teksti kopeerite, mida ma loodan, et ei ole palju, et üldjuhul ikka mõtlete asju ise välja, sest muidu te peate hästi palju
tsiteerima, kui ta nagu sõna-sõnalt kopeerite kuskilt. Aga Ctrl-Shift-V. Ja nagu te näete, igal pool, kus lõik on, ta on meile automaatselt teinud sellise toreda rea vahe. Kõik meie tavalise teksti vorming on alles. Ja see on sellepärast, et me siin sisu korras muutsime selle tavalise teksti täpselt selliseks, nagu me tahame. Ja siis uuendasime seda tavalist teksti siin. See tähendabki nüüd sellepärast, et iga kord, kui te siin teksti sees mingi teete uue sellise lõigu, kus te tahate midagi rääkida, kui teil on selekteeritud tavaline tekst, siis teie tekst on juba vormistatud. Te ei pea sellepärast kunagi muretsema. Ja kuna mul on siin selline näidis on ees, kus meil on olemas selline suur pealkiri, mida me ei nummerda, siis peale seda me võime teha ka natukene, teeme mõne alapealkirjaga. Selle ütleme kuskilt siit hakkab mul siis mingisugune 1.1. Tegelikult ma ei saa teha, mul on sissejuhatus hetkel. Aga ma rääkisin teile lehekülje numbritest. Kuna selle jaoks mul on selline suur video olemas, siis praegu ma teen lihtsalt kiiresti. Ehk siis sissejuhatuses meie 3. lehel klikime siia alaosasse, teeme topeltkliki. Me näeme, et siin on jaotus 2, üleval on jaotus 1. Nii et lükkame välja nupulingi eelmisega, võtame valikutest lehekülje. Muutsime vale asja, võtame valikutest lehekülje numbrid ja jätka eelmisest jaotisest ja kuva esimesel lehel jätame sisse. Vaatame, et siin oleks jaotis 2, mitte kogu dokument. Rakenda ja on olemas toredad numbrid. Ka nendel numbritel tahame, et tegemist oleks Times New Romaniga 12, aga kuna me eelnevalt vormistasime juba enda tavalise teksti ära, siis ta juba on meil õige. Ainuke asi on see, et meie lehekülje numbrid tulevad keskele. Ja nagu te näete, lehekülje numbrid algavad lehest 3 ja lähevad niimoodi edasi. Peale sissejuhatust, mis meil tuleb siis sisu peatükkidena. Ehk siis teemegi näiteks mingisuguse peatükk 1. Ja nagu me teame, siis kõik need suured pealkirjad, kõik need pealkiriühed algavad uuelt lehelt. Isegi kui teil siin lehel oleks nagu selline väikene jupp teksti, siis isegi siis teie teete uuelt lehelt järgmise pealkirja. Ja jällegi, ei tee sellist nälja mitte keegi siin, et läheb enteritega mingi nii kaua kuhugi alla, kus te saate olla. Kui te siia panete mingisuguse sisu ja hiljem otsustate, et te kirjutate siia sissejuhatuse, ma korraks ehmatasin, kuna mulle üks kiisu tuli. Aga kui te siia teete uue rea, uue lõigu, kirjutate midagi juurde, siis te näete, et see on liikunud allapoole ja te rikutegi kogu oma vormistuse ära, kui teie tegutsete enteritega. Nii et ei tee mingisugust enterit. Ma panen siia esimene, tegelikult ei pane veel. Kustutame selle vahepealse asja siit ära ning lähme täiesti siia niimoodi, et mul on mingi vana paragraaf ja mul on see uus asi, millest ma alustan. Siis hoiate all kontrollit, vajutate enter. Ja nagu te näete, siin ei ole mingisugust tühikut. Kui ma peaksingi tegema siia uue rea, mitu uut rida vahet ei ole, kirjutan mingi asju juurde, siis see ei lähe mul paigast ära. Ehk siis taas kord tehke enda elu lihtsamaks niimoodi, et ei pea vaeva nägema kogu aeg ja juba vormistatud dokumenti uuesti vormistama. Ehk siis kontroll enter. Ja paneme siis järgmiseks näidiseks esimese peatüki. Kui teil on siin mingi esimene peatükk, panete 1 punkt, ja niipea kui te panete tühiku, siis teie see 1 punkt lendab mingis suunas. Te näete, et automaatselt lükatakse sisse nummerdatud loend. Ja kui te... Ja miks on halb? See on halb sellepärast, et ütleme, kui ma kirjutan siia peatükk,
et meil on esimene peatükk. Noh, võtame nüüd selle välja, ja ütleme, siin on mul siis sisu, Võtame selle peatüki, selekteerime ära, ütleme stiili valides, et tegemist on pealkiri 1. No kõik on nagu hästi, välja arvatud see, et see mingi 1 tõlerdab siin ees. Mis tähendab seda, et esiteks ta näeb vale välja ja teiseks, kui meie läheme enda sisukorra juurde, siis ma ütlesin, et siia tuleb automaatne sisukord. Ja automaatset sisukorda te saate teha ainult siis, kui teie kasutate pealkirjade puhul see sissejuhatus pealkiri 1 ja kõikides teistes peatükkides ka õiget stiili. Nii et lähme selle sisukorra juurde, selekteerime selle mõttetu teksti siit ära ja lisame sisukorra. Ehk siis võtame sisesta, võtame sisukord ja võtame selle variandi, kus on lehekülje numbrid, mitte nagu lihtsalt. Klikime selle peale ja te näete, et meil on sisukord. No te näete ka seda, et Google Docsile meeldib kogu seda jama millegipärast boldiks teha, mis on väga kummaline. Nii et selekteerime selle jama ära, võtame selle boldi maha. Nagu te näete, siin on tekkinud automaatne sisukord, aga meil on mingisugune selline probleem selles suhtes. Ja mis probleem ta meil on? Ja kui teile tuleb sisukord, siis ärge palun jätke siia sellist tühja rida. Minge selle sisukorra taha, vajutage klahvi delete. Sellepärast, et teie klaviatuuril on tegelikult 2 kustutamise nuppu. Teil on backspace, mis on nagu nool ja backspace'iga te kustutate kui teie kursor on siin, kus ta on, vajutate ma panen kursori siia kuhugi keskele, kus on J-täht. Kui te vajutate backspace'i, siis te kustutate kursorist vasakule. Kui te vajutate klahvi delete, siis te kustutate kursorist paremale. Et sellepärast teil on 2 kustutamise klahvi, aga nad teevad erinevaid asju. Et palun kasutage seda, mida teil vaja on. Nüüd lähme siia sisukorra lõppu, vajutame delete'i, et kustutada siis paremalt poolt. Ehk siis selle asja, kui tahame ära kustutada. Ja siis teil ei ole mingisugust sellist tühikut. Aga mida te märkate? Sissejuhatusega on kõik korras. Klikime peale, oleme sissejuhatuses. Aga vaatame seda peatükki. Mina arust ma ei trükkinud peatükk siia. Klikime peale. Ma näen, et meil on esimene peatükk. Aga kui teil on mingisugused peatükid, mis on nummerdatud loendiga, siis see elukas siin ees, teda sisukord ei loe. Ta võtab ainult selle, mis siin numbri taga on. Ja see on probleem, sest näiteks ütleme, kui me võtame selle loendi ära, siis meil ei ole enam numbrit. Sellepärast, kui teie tahate panna mingid numbrid peatükkide ette ja te tahate seda teha kõikide peatükkidega, nii et võtame siis 1 punkt tühik. Ja jällegi ta võtab selle loendi sisse. Aga mida te teete? Te teete sellist asja, et teie võtate kas siit ülevalt undo, võtta tagasi, või siis palju parem on see, et te kasutate seda shortcut'i, mis teil seda sulgude sees on, ehk siis Ctrl-Z. Ehk siis vajutame Ctrl-Z ja mis me siis näeme? Juhtub selline asi, et meil see 1 punkt on nüüd selle teksti osa, et ei ole enam nummerdatud loend, mis tähendab seda, et kui ma kerin siia ülesse, kus on meil sisukord, klikin siia sisukorra peale, vajutan seda värskenda nuppu, siis juhtub selline asi, et meil see esimene peatükk on täitsa olemas. Ja mingil põhjusel see Google Docs tahab jälle kõiki neid numbreid boldiks panna. Palun ärge esitage tööd, kus see lõpus bold on. Et võite selle kõige lõpus maha võtta. Aga niimoodi põhimõtteliselt te teetegi ja
uuendate enda automaatset sisukorda. Aga noh, ütleme, meil on, kas mul on see ladinakeelne värk kopeeritud? On küll, väga hea. Nii et ütleme, teil on olemas esimene peatükk. Ja ütleme, et alates kuskilt siit, mis iganest, lõigust teie tahate teha siis nii-öelda sellist alapealkirja, alapeatükki. Nii et paneme siia ette 1.1 ja ütleme, see on mingi tore alapealkiri. Siis alapealkirjad erinevalt nii-öelda suurtest pealkirjadest on sama suurusega kui tekst. Et ta on meil 12. Mis tähendab samuti ka seda, et nad ei ole nii-öelda läbiva suurtähega. Ainult see kõige esimene täht on suur. Juhul, kui teil siin on mingisugune spetsiifiline nimi, mis vajab suurt algustähta, no siis te kasutaksite seda ja paneksite alapealkiri. Aga kui ta on lihtsalt mingi sõna, siis ta jääbki selliseks. Aga kui praegu ma panen ta kirja tore alapealkiri, lähen siia ülesse, klikin sisukorra peale, võtan refresh, siis nagu mitte midagi muutu. No muutub see, et ta läheb boldiks jälle. Kui keegi teab, kuidas sellest lahti saada, siis öelge mulle. Mind nagu, no ma tegelikult kasutan Wordi, mitte Google Docsi, aga sellegi poolest see väga häirib mind. Ma saan teile ka siis öelda, kuidas see käib. Aga selle jaoks, et see alapealkiri ilmuks meile sinna töösse, siis selle jaoks peame selle alapealkirja ära selekteerima ja võtma tavalise teksti asemel pealkiri 2. Aga taas kord, kui te klikite peale, siis ta juba formaadib selle mis iganes viisil ära. Nii et ei tee seda. Ta on juba meile ära formaaditud. Times New Roman on font, suurus on 12, reavahe on 1,5. Ehk siis ühe erinevuse teeme. Alapealkirjad sarnaselt tekstile ei ole siis rööpjoondatud. Alapealkirjad on vasakule joondatud. Ja see on tähtis sellepärast, kui te saate hästi pika pealkirja. Üldiselt, isegi kui teil kogemata jääb see rööpjoondus sisse, siis see ei ole nagu väga hull. Aga mõningatel on väga pikad pealkirjad ja siis see probleem tuleb esile. Aga selekteerime ta ära, võtame pealkiri 2, liigume selle noole peale, võtame värskenda. Mis nüüd juhtub, on see, et meie tore alapealkiri on pealkiri 2. Ja minnes tagasi enda sisukorra juurde, klikime siia, võtame refresh ja nagu te näete, meil ongi olemas mingisugune tore alapealkiri siin, mis on selles suhtes hästi tore. Ja nagu te näete, siis meil see sisukord põhimõtteliselt uuenebki niimoodi hästi kenasti. Üks asi, mis minu arust on veider, on see, et kui te vaatate seda paremat joont, seda paremat äärist dokumendil, siis mingil põhjusel Google Docs teeb sellise veidruse, et te näete, et see 3 ja 5 on samal joonel, aga selle esimese peatüki C5 ei ole. Ta on natukene vasakul pool. Ja samamoodi, juhul kui teie nii-öelda selles töös, ütleme, tekib mingisugune veel üks pealkiri, ütleme, teil tekib mingisugune alapealkiri nagu 1.1.1 ja see on siis väike alapealkiri, mis iganes. Siis, nagu te olete aru saanud, kui suur pealkiri oli pealkiri 1, järgmine oli pealkiri 2, siis selle meie võtame loomulikult pealkiri 3. Taas kord paneme õige joonduse, vaatame, et font, suurus, reavaheaksid õiged, võtame pealkiri 3, värskenda. Ja nüüd taas kord meil on olemas siin siis sisukorras väike alapealkiri. Et mida edasi me liigume, seda sinna poole me liigume. Igal juhul niimoodi teie teete siis sellist sisupeatükkidena, teie tekitate automaatset sisukorda. Üks asi, mida te peate ka jälgima, on see, et kui iga kord, kui teil tuleb selline suur peatükk, näiteks kas või siin lõpus, siis te teete Ctrl-Enter
uus rida, panete teine peatükk, on ju. Jälle tuleb sisu. Uue peatüki siis selekteerite ära. Juhul, kui ta paneb teile automaatse nummerdamise, siis vajutate Ctrl-Z. Praegu mul ei tulnud seda. Selekteerite peatüki ära, võtate pealkiri 1 ja kõik on korras. Aga kui teil tegemist on selliste alapealkirjadega, olgu see selline või veel väiksem, siis alapealkirjad ei alga uuelt lehelt. Ainult need suured pealkirjad algavad. Et need, nagu te näete siin teksti sees, kui teil on see mingi alapealkiri, siis ta on lihtsalt teksti sees. No, mis meil veel on? Meil on veel selline tore asi, et vastavalt meie struktuurile, siis peale peatükke tuleb teil siis kokkuvõte. Ja kokkuvõttesse, paneme taaskord mingisuguse väikese sellise ladinakeelse nonsensi, et siis te nagu näete, et oleks olemas. Kokkuvõttes samamoodi, selekteerime ära, võtame pealkiri. Ja kokkuvõtet, tiitellehte, sisukorda, sissejuhatust me ei nummerda, et ongi lihtsalt kokkuvõte. Peale kokkuvõtteid võtame uuesti Ctrl, Enter, teile tulevad lisad. Ja lisad on siis see, et kui teil on ainult üks lisaleht ja miks teil üldse lisad võivad olla, on see, et äkki teil on hästi palju sellist, ma ei tea, üldist kraami. Näiteks hästi suured joonised või pildid, mis te tahate sinna panna või mis iganes. Lisadest me võime eraldi rääkida. Aga kui teil on ainult üks lisaleht, siis teie panete pealkirjaks lisa. No ja täidate selle sisu ära. Kui teil on mitmeid lisasid, siis teile tuleb lisa 1 pealkiri. Mingi toredad lisad. Nii. Siis kui tuleb, lisa 2, mingid toredad lisad. Võib-olla teil tuleb isegi lisa 3. Et sellest, et te saate nagu sellest pointist aru. Kui teil on ainult üks lisa, siis piisab lihtsalt sõnast lisa. Kui teil on mitmeid lisalehti, siis kõik need lisalehed on nummerdatud siin lõpus. Lisa 1, lisa 2, lisa 3 ja nii edasi. Peale lisasid, kõige viimasena tuleb siis kasutatud, kasutatud kas kirjandus, aga mulle meeldib kasutada pigem kasutatud allikad, kuna mida te panete mingi videosid näiteks kirjanduse alla. Kasutatud allikad. Ja siia tuleb siis allikad. Ja mis iganes te trükite sinna. Et selekteerime ära pealkiri 1. Et kasutatud allikate puhul ma praegu ei peatu, kuna vaadake kasutatud allikate kaldkriips viitamise videod. Seal on sellest pikalt ja laialt. Nii et niimoodi ongi meie struktuur valmis. Kui me läheme siia täiesti algusesse, võtame refresh, siis võtame jälle selle foldi maha ja vaatame, kuidas ta siis välja näeb. Aga põhimõtteliselt see ongi struktuur. Teil on, nagu te näete, sisukord ei ilmu sisukorras. See ongi põhjus, miks sisukorda me hoiame tavalise tekstina, mitte pealkirjana, kuigi ta on vormistatud sama suurelt. Lihtsalt me ei anna talle seda teksti. Ja kui see on selline üleüldine struktuur, mis kõikidel töödel peab olema, võib-olla lisasid teil ei ole, võib-olla teil on mingi säärane asi. Aga sellegi poolest siis vaatame, mis siin nagu juhtub, on see, et teie töö ei ole tegelikult valmis. Selle jaoks, et saaksime ta valmis, peame ära märkima või õigesti vormistama ka selle töö äärised. Ja vastavalt siis meie juhendile, võib-olla teie teisel koolil on mingi teised juhendid, aga Tallinna Kunstigümnaasiumis jätame vasakusse serva 3-4 sentimeetrit, paremasse 2-3 sentimeetrit ning ülesse ja alla 3 sentimeetrit.
nii et teeme seda. Noh, kuidas me teeme seda? Me võtame faili. Ja faili all on selline tore asi nagu lehe seadistus. Klikime peale ja te näete, et meil on olemas siis veerised. Ja noh, ütleme niimoodi, et üleval ja all oli meil 3 sentimeetrit. Kui teil on mingid tollid siin, siis muutke palun ära. Võtame siis ülevalt 3, alt 3. Noh, paremas meil oli antud 2-3, nii et ma panen siia 3. Teooriast võitis 2 panna või isegi see 2,54 sobiks, peas, et on 2 ja 3 vahel, kaasa arvatud. Ja vasakul oli siis kirjutatud, et 3-4. Nii et teoorias, kui te panete need kõik nagu 3, on ju, siis teil on korras. Aga mulle meeldib jätta 4. Sellel põhjusel, et kui ma seda okeid vajutan, siis ma räägin, miks mulle 4 meeldib rohkem kui 3. Ning siin rakenda nupus vaikimisi teil on jaotis 1. Meie tahame, et see vormistus läheks kogu dokumendile, sellepärast, et kui te võtate jaotis 1 või jaotis 2, siis ta ei pane seda vormistust kogu dokumendile. Ja see on halb. Me tahame, et kogu dokument oleks vormistatud samamoodi. Nii et võtame kogu dokument. Nüüd ma pean kõik uuesti tegema. Okei. No 3, 3, 4, 3. No, ja paberiformaat kindlasti võtke A4, kuna me elame Eestis. Ja võtame okei. Nagu te näete, siis midagi on nagu juhtunud. Juhtunud on selline tore asi. Et see läks ka uuele reale. No, pole hullu. Kustutame ära ja kõik on korras. Mida te siit nagu märkate, kui me kerime natukene alla, et vasakul on põhimõtteliselt rohkem ruumi kui paremal. Ja miks mulle meeldib jätta vasakule rohkem ruumi kui paremale on see, et praegu meil on selline huvitav olukord, et me esitame need tööd PDF-ina. Aga kui see huvitav olukord läbi saab ja me taas kord esitame neid töösid komisjonile siis köidetult, ehk siis prindime välja, paneme selliste kaante vahele, siis mis juhtub on see, et kui te köidate selle, teid läheb siit vasakult natukene ruumi kaduma. Ehk siis kui te jätate tööd vormistades vasakule poole ekstra ruumi, siis see tähendab seda, et kui te prindite selle välja, köidate ära, siis need äärised näevad lõpuks võrdsed välja. Ehk siis sellepärast siin digitaalselt vaadates ta näeb natukene naljakas välja, aga tegelikult ei ole. Ja Google Docsi poolt on siis kõik. Ehk siis sellise üldise vormistuse, struktuuri ning sisukorra loomise mõttes. Kuulge, vaadake seda. Ma ei tea, mis just juhtus. Aga meie sisukord, kõik need numbrid on läinud ilusaks. Nad on kõik ühe joone peal. Oota, ma tean refreshi, ma vaatan, kas see nagu jääb ka niimoodi. Nii, võtame selle boldi maha. Fantastiline. Ehk siis, kui teie Google Docsi sisukorras on need numbrid, on mingi sellise S-kurviga, siis muutke ära äärised ja maagiliselt kõik on korras. Aga see oli meil siis Google Docs. Teeme seda sama nalja Wordis uuesti. Kui teid Word ei huvita, siis aitäh vaatamast. Aga või siis te võite sinna lõppu kerida, kus ma natukene võtan kogu seda asja kokku ka. Aga põhimõtteliselt ma kordan hästi paljud, mis ma ütlesin siin Wordi osas. Nii et vaatame seda. Nii, mul on lahti võetud siis selline tore Microsoft Wordi dokument ja vaatame, kuidas teha täpselt sama asja uuesti, mida me tegime Google Docsis. Nii et kirjutame siia kõik selle vormingu, mida me tahame. Tallinna kunstigümnaasium, kuskil on mingisugune tööautor, Silver Lopp,
paneme pealkirja töö juhendaja ja ma siia lõppu seda Tallinn 2021 veel ei pane. Põhjus, miks ta nii kole näeb välja, on sellepärast, et teeme niimoodi, nagu tavaliselt inimesed teevad. Tavaliselt inimesed teevad siis niimoodi, et nad vormistavad selle kohe juba ära. Te võtate siis siit fondiks, võtate Times, võtate 12 ja võtate rea vaheks siis 1,5. Ning vastavalt sellele toredale asjale teie võtate näidistöö, võtate siis suuremaks on ja juhendaja panete paremale poole ning märgistate siis ära Tallinn 2021. Nii. Ja kuigi see tiitelleht näeb väga ilus välja, siis ma ei soovita teil kohe enda tööd vormistada. Ja miks ma soovitan niimoodi või ei soovita on sellepärast, et vaatame, mis juhtub. Teeme uue lehe, kasutades siis Ctrl Enterit. Ja mis juhtub on see, nii, Ctrl Enter ja tuleme tagasi. Mis kui te teete peale tiitellehte Ctrl Enteriga uue lehe ja te näete, et mingil põhjusel teil on 3 lehte siin, siis lihtsalt viimasel lehel kustutage see ekstra leht ära ja siis on kõik korras. Kui me teeme siia siis, mis meil järgmisena on, sisukord. Kirjutame siia sisukord, siis selekteerime ära, võtame 14, vaatame, et reavahe on 1,5. Pealkirja hoiame siis vasakus taandes. Jällegi meile tuleb siia kunagi mingi tore sisukord. Ja kuna tegemist on tavalise tekstiga, mida me tahame muuta, siis me selekteerime selle tavalise teksti. Siin on Wordi tavaline tekst ehk normal. Kui me selekteerime selle ära ja formaadime selle ära vastavalt meie juhendile, et meil on siis suurus on 12, reavahe on ikkagi 1,5 on ju, rööpjoondus on või justify, Microsoft Word inglise keeles. Klikime selle peale ja tahamegi siis teha niimoodi, et kõik igal pool, kus on normal stiil, oleks siis sellise joondusega, nagu ta siin on. Mis siis juhtub? Juhtub see, et võtame parema klahviga kliki, võtame update normal to match selection. Kui me klikime peale, siis issand jumal, kõik meie töö, mis me siin tegime, nii tiitelleht kui pealkiri on ära rikutud. Sellepärast, et terve see ongi meil normal laadiga. Me saame seda vältida natukene. Ütleme, et enne kui me uuendame seda normal laadi, siis selekteerime ära meie toreda tiitellehe ja mis me siis teeme? Me teeme sellist asja, et meie loome uue laadi. Meie loome uue laadi niiviisi, kui me klikime selle nupu peale siin ja võtame create a style. Kui me klikime sellele peale, siis me saame anda talle mingisuguse uue stiili nime. Näiteks tiitelleht. Ja kui me klikime peale, siis enne kui me võtame võtame kindlasti modify. Sellepärast, et muidu meile võivad tekkida probleemid. Klikime modify ja siin style based on võtame kindlasti ära no style. Sellepärast, et kui me jätame selle normal peale, siis juhtub selline asi, vaatame, mis juhtub. Juhtub selline asi, et kuigi see tiitelleht on meil praegu tiitellehe laadis, siis ma uuendan seda normaalstiili selle normali peale. Võtame update. Ja mis juhtub?
on see, et kõik ei korda. Väga põnev. Okei, aga mis siis juhtub, kui ma võtaksin selle toreda stiili, mis meil siin on, ütleme, et reavahe on nüüd 3 ja uuendame seda stiili. No, jälle ei korda. Väga põnev. Okei, halb näide, kui kõik korda jääb. Aga igaks juhuks või siis inimestel, kellel praegu läks midagi sassi, kui teie seda tiitellehte teete, siis siin modify all palun võtke välja see, et style based on normal. Võtke no style ja lihtsalt võtke siis okei. Sest sellisel juhul, kui teil see style based on välja lükatud, siis ükskõik mida te teete siin normal style'is, ta ei muuda tiitellehte. Aga kui teil see on sees, praegu ei juhtunud midagi, aga teil võib juhtuda. Nii et paneme selle siia paremale poole tagasi. Võtame ära, selekteerime ära meie tavalise sisu. Võtame parem klikk, update normal to match selection. Nii. Ja nüüd meil on olemas selline tore stiil, normal, kus meil see tekst on pandud rööpjoondusse, meie font ja suurus on õiged, reavahe on õige. Ja kuna see sisukord on meil ka nii-öelda tavaline tekst, siis tema me peame ka uuesti formaatima, lihtsalt paneme 14 suuruseks ja ongi kõik. Ja selle laadi paneme vasakule. Ja nüüd meil on selline ilus tiitelleht, ilus sisukord, kuhu tuleb kunagi mingi tore sisukord. Järgmisena vastavalt meie juhendile siis tuleb meile mis asi sisse juhatus. Nii et nagu me siis teame, meie tahame sellise peale sisukorda uue lehe tegemiseks teha uut sektsiooni ja selle meie leiame sellise toreda kohalt nagu layout, kust meie võtame siit nupust, kus on breaks, klikime peale ja võtame mitte page break, vaid section break. Klikime peale ja meil on olemas uus sektsioon, mida me saame kasutada siis lehekülje numbrite jaoks. Aga meil peale seda sisukorda on siis see juhatus, nii et kirjutame siia sisse ja tegelikult teeme niimoodi. Mina kirjutan siia väikeste tähtedega, või ma kirjutan niimoodi mingi. Raudselt see vorming praegu nagu häirib päris palju inimesi. Aga ütleme, see on meie tore pealkiri. Kui meie tahame, loomulikult kui te oleksite nii-öelda sellise täie mõistuse juures, siis te kirjutaksite ise kohe sisse juhatus suurte tähtedega. Aga ütleme, te unustasite ära selle. Siis meie võtame enda pealkirja ja põhjus, miks ma räägin sellest siin Wordis on see, et Google Docsiga te ei saa seda teha. Google Docsis te peate kõik pealkirjad ise kirjutama suurte tähtedega. Aga meie tahame teha temast pealkirja, ehk siis mitte title it, vaid heading 1 või pealkiri 1, olenevalt mis keeles teie Word on. Ning selle jaoks kõigepealt vormistame ära ta nii viisi, nagu me tahame, et ta oleks. Ehk siis font Times New Roman, suurus 14, reavahe 1,5 ja see joondus vasakule. Meil on üks asi puudu. Kuna kõik meie suured pealkirjad peavad olema läbiva suurtähega, teeme parem kliki, võtame font. Nii. Ja siin nagu te näete, efektide all teil on hästi palju toredaid asju, mida te saate teha. Te võite ta läbi kriipsutada, te võite super läbi kriipsutada, te võite panna selliseks ülaindeksiks, et kui te panete näiteks X ruudus on ju, siis on teil ülemine, või siis te võite selle alaindeksiks panna, kui te näiteks, ma ei tea, keemias on vaja mingit H2O panna, siis 2 on seal hästi pisikene all. Aga peale selle meid huvitab selline asi nagu all caps. Kui te vaatate small caps'i, siis see on mingi kummaline asi. Meid huvitab selline asi nagu all caps. Kui me klikime peale, siis nagu te näete, kogu meie selline jama moodustis on muudetud trüki tähtedeks.
mis tähendab seda, et meid väga huvitab see. Sest siis meie võime olla nii laisad, kui me tahame ja ei pea ise seda caps locki sisse vajutama või shifti all hoidma või mis iganes. Meil on nüüd see pealkiri vormistatud täpselt nii, nagu me tahame, et oleks. Ehk siis teeme heading 1 peal parema kliki, mis sest, et ta läheb siniseks, ärge muretsege. Teeme ta peal parema kliki ja võtame update heading 1 to match selection. Klikkides peale, te näete, et meie heading 1 muutus ka selliseks, nagu meie heading 1 päriselt on. Ja nüüd meil on olemas pealkiri. Sissejuhatuse lõppu või peale seda teeme uue rea. Juhul kui teie tahate siia Wordi sisu jaoks kopeerida midagi huvitavat. Ja ta on vales fondis. Siis kui te Wordis hoiate all Ctrl-Shift-V, siis ta ei tee mitte midagi. Mis tähendab seda, et teie võite ikkagi panna selle sisu siia lihtsalt Ctrl-V-ga. Ja siin lõpus on selline asi. Te võite selle asja peale kas klikkida või nagu te näete, teil on siia sulgudes on kontroll. Ehk siis vajutan kontroll ja avaneb uus menüü. Ja uues menüüs on mis asjad? Meil on keep source formatting, mis on vaikimisi, ehk siis ta jätab selle vormingu alles, kuidas teie kopeerite teksti enda dokumenti. Või teil on olemas merge formatting, mis tähendab seda, et üldjuhul ta paneb selle teksti, mis teil siin on, siia Wordi nii-öelda formaati. Kõik see, nagu näete, font muutus on ju ilusti, rea vahe muutus ja nii edasi. Kui te seda vajutate ja teil on mingi asi on boldis, siis ta hoiab selle alles. Et mõnikord on see hea valik ja kui te võtate keep text only, siis tema tõesti võtab ainult selle teksti, paneb täiesti Wordi dokumenti. Ja te näete, et siin lõpus on ka mingi lühend, et siin on T, siin on M. Ehk siis ma ei pea hiirega iseenesest selle peale minema, ma võin vajutada lihtsalt T. Ehk siis ütleme, te kopeerite kuskilt midagi, vajutate Ctrl-V, tahate muuta vormistust, vajutate Ctrl, tahate ainult seda originaalformaati säilitada, vajutate T. Et see käib päris kiiresti, niimoodi. No vot. Ja siin on tõesti selline tühi rida, kuna meil on uus lõik. Et uutel lõikudel meie selle vormistuse juhendi järgi on tühi rida. Et erinevalt siis kirjalikest asjadest, kus te päriselt kirjutate enda käega, teil on tavaliselt mingi sellised taandread, et uus lõik hakkaks niimoodi. Aga digitaalsetes dokumentides, või meie selles uurimistöös, loovtöös, teil on tühi rida, mis sümboliseerib uut lõiku. Ja meil on olemas nüüd sissejuhatus. Sellel sissejuhatusel vaatame, kuna sissejuhatus on meil ära sümboliseeritud kui heading 1, siis meie saame päriselt luua sisu korra. Kustutame selle jama teksti siit ära, võtame references ja references alt võtame table of contents, ehk siis sisukord. Klikkides peale, siin on meil erinevaid valikuid, ärge jumala eest võtke manual table, sest nagu miks? Mulle meeldib see esimene. Teoorias teil on võimalik luua ka custom sisukord. Vaatame, kui me klikime custom, te saate päris palju asju muuta. Kas te tahate neid punkte siia vahele? Google Docsis seda muuta ei saa, teil on ainult tühik. Meil on võimalik panna punkte, mingisuguseid kriipse, mingit sellist jama. Mulle meeldivad punktid. Lükkame numbrid sisse välja. Kas me paneme need nii-öelda numbrid ikka paremasse äärde või kohe sinna juurde? Ärge seda jumalast välja lükake, pange ikka niimoodi. Ning siin on sellised levelid. Vaikimisi, kui te teete nagu pealkiri, alapealkiri ja mingi ala-pealkiri, et kui te paneksite nüüd ala-pealkirja, siis ta nagu rohkem edasi neid taandeid ei näitaks. Aga kui ma lükkan näiteks 4. sisse, siis te näete, et nii-öelda, ta tekitab sellega siia. Et teoorias te võite isegi niimoodi teha, et nüüd kui te paneksite heading 3, siis ta oleks sama vasaku taande peal nagu heading 2. Aga see 3 on üldiselt hea. Ja te võite iseenesest muid asju siin ka muuta, näiteks mingi, mis iganes te nii-öelda soovite siin, võite kõik need läbi käia.
Aga mulle see praegune variant täitsa meeldib või siis panen ta kinni. Üldiselt ei pea seda customit isegi vaatama. Võtame lihtsalt table of contents, võtame selle. Ja mis nagu juhtub on see, et kõigepealt tuleb meile selline mingisugune jama siia, kustutame tema ära. Ja kui me lähme nüüd siia, mis siis juhtub, et meie see sissejuhatus 3 näeb välja nagu mingi jama. Nii et klikkides siia, võtame update table, võtame entire table. Okei. Ja nüüd meile see sissejuhatus on ilus ja tore. Ja te näete, et see sissejuhatus näeb välja nagu sama kole, kui me ta päriselt sinna sisse trükkisime. Mis tähendab seda, et kui teie tahate enda töös olla laisk ja kirjutada siis mis iganes käendudega nagu te soovite, siis te peate siin natukene vaeva nägema. Et võtame see 3 punkti, ei võta 3 punkti, võtame, siis me peame tegema ikkagi customi. Kustutame selle siit ära ja vaatame, kuidas me sellest olukorrast lahti saame. Võtame table of contents, võtame custom ja see kõik sobib meile. Aga mida meid huvitab on see modify. Ja meid huvitab see kõige suurem pealkiri, ehk siis nii-öelda see table of contents 1. Et nagu te näete, teil on võimalik igat seda sisukorra liiget muuta, et kuidas ta on vormistatud. Kuna me tahame, et see esimene, number 1, kus on meil suur pealkiri, et tema oleks ka suurtähtedega, siis klikime selle TOC1 peale, võtame modify ja mida me siin teha saame, on format, font ja võtame taaskord all caps. Okei. Ja voilà. Plus nagu custom selle table of contentsiga on tore asi see, et ta ei pane teile mingisugust rõvedat sinist pealkirja siia, et te saate ainult puhtalt sisukorra. Ja meil on olemas automaatselt uuenev, tore sisukord. Vaatame, mis juhtub. Juhtub siis selline asi, et ütleme, teeme mingi uue asja järgmisena. Peale sissejuhatust meil on esimene peatükk. Nüüd lähme siia lõppu, võtame Ctrl Enter ja paneme kirja esimene. Taaskord. Niipea, kui te vajutate 1 ja punkt, teile lükkub sisse see asi. Kui ma panen siia esimene peatükk, siis vaatame, mis juhtub. Minnes tagasi siia, siis te näete, et see on mingisugune automaatselt tehtud allikas, aga mul ei ole seda nagu update nuppu. Selle jaoks lähme siis references juurde, vajutame update table. Võtame entire table ja mul ei ole pealkiri ära märgitud, just. Selekteerime selle peatükk 1 ära ja võtame home alt siis heading 1. Ja põhimõtteliselt mul kadus see 1 juba ära. Ja paneme siia selle 1 ette. Ja mul on nüüd see esimene ees, mul on siin, numbering on sees, mis tähendab, et kui mina lähen siia sisukorra juurde ja võtame siis siit references alt update table, võtame entire table, siis te näete, et erinevalt nii-öelda Google Docsist teie võite väga julgelt Microsoft Wordis selle numbri osa sisse jätta. Et nagu te nägite Google Docsis, kui teil see automaatne nummerdamine on sees, siis siin sisukorras kaob see 1 punkt ära. Aga Wordis nii ei juhtu. Nii et miks mitte, Kui teid nii-öelda häirib see, siis te võite, kui te panete siia selle 1 punkt ette, te võite samamoodi vajutada Ctrl-Z. Ja siis ta ei ole teile enam nummerdatud. Aga lähme tagasi. Kui te soovite kasutada seda toredat nummerdamist, mis meil siin on, automaatne nummerdamine Wordis, aga teid häirib see, et siin paneme mingi sisu jälle. Teid häirib näiteks see,
et teil on mingisugune tekst ja te näete, et see pealkiri hakkab nii-öelda siit paremalt poolt. Ta ei ole sama vasak joone peal kui see tekst ise. No, siis te peate seda muutma, sest see on tegelikult viga praegu. Nii et kui me paneme siia ette näiteks 1 punkt, tühik, ta paneb selle automaatse numberduse sisse ja me tahame seda hoida sees, siis meil on võimalik kasutada sellist klahvi kombinatsiooni, et hoiame all Shifti ja vajutame Tabi. Ja mis nüüd juhtub, on see, et meie esimene peatükk on kenasti automaatselt nummerdatud, aga meie vasak joondus on kenasti olemas. No, me teeme mingi teise näite. Teeme näiteks teine, niipea kui ma teise panen, siis mis juhtub on see, et võib-olla te nägite, no peatükk. Kuna tegemist on suure pealkirjaga, siis ma ei pea isegi suurti tähti kasutama, vajutame lihtsalt heading 1 ja no see heading 1 sööb selle numbri kogu aeg ära, et paneme 2 punkt. Ja nagu te nägite, siis kui ma esimest korda siin nummerdamisel vajutasin Shift Tab ehk tõin selle taande vasakule, no lihtsalt Tab viib siia järjest paremale, Shift Tab toob vasakule. Ehk siis nagu te näete, need nii-öelda iga järgnev see peatükk, mis ma teen, kasutades seda sama nummerdamist, on siis kenasti olemas, on ju. Aga ütleme, et mul on jälle mingisugune sisu ja ma tahan siia teha siis mingit alapealkirja. No, ehk siis mis mul on? Mul on näiteks 2.1 siis. Word erinevalt sellest 2 punktist, ta ei hakka teile mingisugust automaatset seda asja panema, kui just te ei pane siia 2.1 lõppu ka punkti. Et selles suhtes no, jätame praegu selle nii-öelda ära. Kui ma panen lihtsalt 2.1, ütleme, see on mingisugune alapealkiri, siis mul on vaja see alapealkiri kuidagi ära formaatida. Selle jaoks me kasutame heading 2. Aga hetkel iseenesest kõik on tegelikult vormistatud peale selle, et nii pealkirjad kui alapealkirjad me paneme vasakule, sest reavahe on 1,5, font on õige. Nii et lähme heading 2 peale, teeme parema kliki, võtame update heading 2. Ning meil on nüüd olemas kena alapealkiri, mis on sama fondi suurusega kui siis selline tavaline tekst. Kui me paneme siia siis sellise järgmise teksti, siis mida te näete? Te näete seda, et minnes tagasi sisukorra juurde, klikime siia peale, võtame references, võtame update, siis meil on iseenesest kõik on nagu kena, aga juhul kui te tahate, te võite siin lõppu panna ka tegelikult nagu sellise punkti, mis genereerib meile automaatse sellise nummerduse ja kui me uuendame seda lehte nüüd, siis mis juhtub, on see, et see automaatne nummerdamine annab selle lehekülje nii-öelda pealkirja osa ja numbri ette sellise ilusa vahetüki. Et kui teile see meeldib, siis te võite siia lõppu kenasti selle punkti panna. Samamoodi, nagu meil iga selle suure peatüki lõpus on punkt. Aga meie juhendi järgi vähemalt, see ei ole nagu nii määratletud, et ei loe valeks punktiga ja ei loe valeks ka nii-öelda lihtsalt sellist varianti. Ja nagu me näeme, meil on olemas igasugused peatükid. Peale peatükke, siis mis me tahame teha? Peale peatüki meie nii-öelda järgmine struktuuri osa on siis kokkuvõte. Ehk siis lähme jälle siia lõppu, võtame Ctrl Enter ja paneme kokkuvõte. Siia tuleb jälle mingisugune suvaline sisu, selekteerime kokkuvõtte ära ja võtame heading 1. Peale kokkuvõtet siis tulevad lisad, kui teil need on.
kui teil lisasid ei ole, tuleb kohe kasutatud kirjandus. Kui teil on olemas ainult üks lisa, siis teile tulebki lihtsalt pealkirjaks lisa. Kui teil on mitmeid lisasid, siis teil on lisa 1. Näiteks mingi lisa. No, võtame järgmise, ütleme, teil on näiteks lisa 2 on ka olemas. Nii et mingi lisa. Ja kui teil need lisad saavad otsa, siis see kõige viimane osa meie juhendi järgi teie töös on siis kas kasutatud kirjandus või kasutatud allikad. Mulle meeldib näiteks kasutada pigem allikad. Nii, heading 1 ja siia tulevad allikad. No nii, mis siis juhtub on see, et lähme kõige siia ülesse, kus on sisukord. Võtame taas kord update table, entire table. Meil on olemas selline tore lehe struktuur põhimõtteliselt, mis näeb väga kena välja minu arust. Ning vaadates seda lehte siin, siis me hetkel näeme, et meil ei ole lehekülje numbrid. Lehekülje numbrid peab panema automaatselt. Ja selle jaoks lähme selle lehel juurde, kust me tahame nummerdamist alustada, et sissejuhatus. Te mäletate, et selle juhendi alguses meie mis me tegime? Me tegime sellise asja nagu section break. Me tegime seda selle jaoks, et saada numbreid õigest kohast. Ma räägin sellest natukene detailsemalt lehekülgede nummerdamise videos, et praegu ma teen lihtsalt kiiresti ära. Nii et lähme sissejuhatuse ja sinna alla osasse teeme topeltkliki ja lükkame siin section 2 juures välja selle nupu link to previous. Et siis meil see section 1 ja section 2 on erinevad. Ja olles siin allosas, mis me tahame teha, on see, et klikime page numberite peale, bottom of page ja võtame selle, kus ta on siin keskel. Ning kuna meie see normaalstiil on juba kenasti ära vormistatud, siis ka meie numbrid on väga ilusti, Times New Roman 12. Paneme kinni, tehes topeltklikk kuskil siin sees ja näete, et meie lehekülje numbrid algavad ilusti 3. lehest ja lähevad lõpuni välja. Ning mis veel? Peale selle meie töö ei ole veel valmis, sarnaselt Google Docsile. Meil on vaja ära märkida siis või ära vormistada lehekülje äärised. Teoorias te võite seda kõige esimesena ka teha, ma lihtsalt jätsin ta praegu viimaseks. Ja ääriste muutmiseks meie tahame võtame sellise koha nagu layout ja margins, mis on siis äärised. Ja siin on mingisugused valikud ka, aga meie tahame enda valikuid panna, need võtame custom. Ja vastavalt meie juhendile siis meil on vasakus servas 3-4, paremas 2-3, üleval all 3. Nii et üleval 3, all 3. Paremale meil on 2-3 sentimeetrit, mulle meeldib jätta 3 ja vasakule on siis 3-4. Kui te paneksite siia 3, siis see oleks õige, ehk kui te panete igale poole 3, see on õige. Aga mulle meeldib jätta vasakule 4 sentimeetrit, sellepärast, et kui te prindite selle välja ja te peate, kui meil see tore koroonaaeg saab läbi, töö välja printima, ära köitma, siis see köitmine sööb teie lehe vasakust osast ära mingi protsent teie tööst, ehk siis tõenäoliselt sentimeeter. Sellepärast mulle meeldibki panna siia 4 sentimeetrit, et kui te köidate selle töö ära, siis see näeb võrdne välja. Aga kui te esitate oma töö ainult digitaalselt, siis 3 on ilusam. Mina panen praegu 4, kuna ma eeldan, et ma prindin selle välja ja kindlasti võtke apply to this whole document, mitte this section, sest muidu te formaadite ainult osa teie tööst ära. Võtame OK ja näete, et teil vasakul pool ongi nüüd natukene rohkem ruumi. Ja kui te seda teete, siis hetkel meie detail-leht jäi korda. Mõnikord te võite vaadata, et
tekib mingisugune veidrus. Aga iseenesest, nagu te näete, meil on nüüd olemas kena tiitellehega. Siin selle peab ka suuremaks tegema. No ei pea tegelikult, mulle meeldib, kui see näidistöö on näiteks mõõdukalt suur. Et ma olen näinud mingit sellist pealkirja ja see on natukene nagu et maksimum siis nii-öelda sama suurus nagu on suurtel pealkirjadel ehk 14. Nagu te näete, meil on tiitelleht, meil on automaatselt uuenev sisukord, meil on sissejuhatus, peatükid, alapeatükid, kokkuvõte, lisad ja kasutatud allikad, mille selline detailsem video on siis olemas, et võite vaadata. Ja ma loodan, et see aitab teid sellise töö üleüldise vormistusega ning sisukorra loomisel. Kui teil on küsimusi, siis palun küsige. Aitäh vaatamast!